24. aprillil kogunesid Tallinnas asuvasse Coca-Cola Plaza kobarkinno noored liiklusohutusentusiastid, kes osalesid Renault liiklusharidusprogrammi Ohutu liiklemine kõigile raames toimunud üle-eestilisel konkursil Sinu idee, sinu algatus. Uksed sulguvad. Juba möödunud aasta novembris välja kuulutatud konkurssi ülesandena pidid kuni 15-liikmelised õpilasgrupid 1. märtsiks 2012 välja mõtlema ja korraldama liiklusohutust ja keskkonnasäästlikke liiklemisviise propageeriva kampaania. 5 parimat rühma said võimaluse oma ellu viidud ja välja mõeldud projekte ja kampaaniaid finaalüritusel mis tahes kunstilises vormis esitleda. Kohal olid Imavere põhikooli, Paide gümnaasiumi, Vastseliina gümnaasiumi, Tallinna 37. keskkooli ning Kadrina keskkooli teise kooliastme õpilasrühmad. Esimesena läksid võistlustulle Imavere põhikooli õpilased, kes mõtlesid koolis toimunud ajurünnakutes välja valgustatud jope, mille eesmärk on muuta inimese liikumine pimedal ajal turvaliseks. Seda nad ka lühinäidendi ning laulu abil publikule tutvustasid. Pimedas või valges helkur kaitseb inimest, koeral ka on helkur talve, kaitseb tihti helkur vest. Kandke helkurit, sest veel odavaim elukindlustus on see. Helkur on mõnus ja popp. Järgnes Paide gümnaasiumi esitlus, kus õpilased tutvustasid oma projekti Helkur on popp. Möödunud aasta hilissügisel alguse saanud kampaania eesmärk oli teadvustada helkuri kandmise vajalikkust ja teha helkuri kandmine noorte hulgas popiks. Projekti käigus kahanes helkurita liiklejate arv Paide gümnaasiumis 253-lt 57-ni ja seejärel kingitud helkurite abil 0-ni. On tõesti, kõik on ohutuse pärast vaid. Jee! Tere päevast! Meie oleme Vastseliina gümnaasiumi 7. klass. Järgnes Vastseliina gümnaasiumi õpilaste projekti Sära vastu esitlus. Läbi viidud kampaania raames meisterdasid õpilased helkureid ning kinkisid need kohalikele lasteaialastele, et harjutada juba päris väikeseid helkurit kandma. Oleme liiklejad üksteisele nähtavad. Pimedas näete meid, me kanname helkureid. Tallinna 37. keskkooli õpilased joonistasid pilte, millest koostati liikluskalender. See hakkab olema tuleval õppeaastal iga klassi seinal. Ikka selleks, et kinnistada liikluses õigesti käitumise reegleid. Oma esitluses mängisid nad läbi liiklussituatsioone ning laulsid liiklusteemalise laulu. Mängu on et oota, seisa paiga loota, veidi ületa tee. Rühmale võiks teha üldse? No mina mõtlesin, et teeks äkki algklassidele ja Kadrina keskkooli õpilasgrupp korraldas algklassidele liiklusnädala, mille raames toimusid teemakohased viktoriinid ja mängud. Võitja valis punktihääletuse teel välja žürii, kuhu kuulusid Kristel-Liis Kaunismaa Politsei- ja Piirivalveametist, Eve-Mai Valdna Maanteametist, advokaadibüroo Sirk ja Saareväli vandeadvokaat Indrek Sirk, Grzegor Steletski Renault Polskast, kohalike Renault edasimüüjate esindajad Indrek Poolak ABC Motorsist ja Anne Alamets City Motorsist. Liikluses ei ole ju tegelikult lapsed, kes helkurit ei kanna. Kui sa maanteel sõidad, on vanad mehed, vanad naised ja lapsed läksid neid õpetama, et pange. Laulutase oli kõigil ühtlaselt hea. Aga Paidel oli tõesti see, et nad olid tegelikult keskendunud nagu mitmele alale, et mõnel oli nagu ainult puhtalt helkuri ja nii edasi, aga nemad nagu haarasid laiemalt. Konkursi Sinu idee, sinu algatus võitjaks kuulutati Paide gümnaasiumi õpilasrühm projektiga Helkur on popp. Auhinnaks sõidavad võitjad Prantsusmaale, rahvusvahelisele Sinu idee, sinu algatus finaalvõistlusele, mis toimub 8.–10. juunini 2012. Rahvusvahelise finaaliga kaasneb sõit Disneylandi lõbustusparki Pariisi lähistel.
Peab ütlema, et kõik koolid olid väga tublid ja võitja ei olnud mäekõrgune võitja, vaid siiski pingelises seikluses. Aga võiduprojekti kõige suurem eristumine teistest ja kõige olulisem oli see, et nad suutsid kaasata lisaks lastele ka täiskasvanuid. Ehk siis see, et nad suutsid ületada uudise künnise, jõuda välja oma kooli piiridest ja teha teavitustööd ka täiskasvanute seas tänavatel, reaalses liikluses. See oli see võti, mida me usume, et me saame tulevikus kasutada oma liiklusohutuse parandamisel ära. Lastel on üldse tegelikult väga häid ideid ju, kui vaadata seda tänast päeva ja seal oli juba näha, et nii mõnessegi asja oligi politsei kaasatud. Kindlasti ma juba ka žürii liikmena ütlesin, et seal oli päris põnevaid selliseid videoülesvõtteid, mida saaks näiteks lastevanematele esitada ja näidata, mis nende lapsed asjadest arvavad. Nii et seal oli ideid küll ja veel. Pingelise päeva lõpetasid ühisekskursioonid Kalevi magusasse martsipanituppa ja põnevasse energiaavastuskeskusesse.